Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 40 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas Pennsylvania loobub CO2 sertifikaatide režiimist? Miks maksate tuule- ja päikeseenergia eest alati rohkem? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nii nagu alati soovin. Mis siis, et võib-olla riidlete, et teil on seda üle, aga minul teda on alati puudus. Hommikul ärkan, pean midagi ikka vaatama ja uurima. Mitte neid massimeedia asju, et kes kellele midagi tegi. Need tavaliselt massimeediad otsitakse ja puhutakse välja, sest vaadake siin mõni aeg tagasi oli ka Berliin oli pime osaliselt. On sellest midagi, oli päris mitu päeva, siis öeldi nagu mööda minnes mingid vasak või parem või keskmised äärmuslased teevad pahandust ja no kuidas saab pahandust teha mingisugune äärmuslik, tähendab siis korda ei ole majas või kuidas, või valvet ei ole või et kui kõik asjad toimuvad. Meil on ka muidugi kõik on kord majas, ma näen, et need kiiruse mõõtjad, need on nii korralikult igal pool vusas ja pisikeselt seisavad salaja ja nii edasi, nii edasi. Sellest piisab riigi toimimiseks või kuidas teie arvate? Nii, läksin natukene pikemalt, aga noh, tervisi, et natuke lahti tõmmata teie mõtted, siis teemad tulevad päris head asjad, sest sõimame siin praegult ka Trumpi ja nii edasi, aga vaatame, mis ta on seal teinud seal. Ta teeb seal Ameerikas ka asju või ainult siin, ma ei tea, mis on. Nii et lähme siis slaidide juurde. Nii, ja näete nüüd esimest pildikest. Esimesele küsimus oli, kas Pennsylvania loobub süsihappegaasist sertifikaadidest. Ja need pealekiri on ju esimene domino kukkumine. Me teate küll, mida see tähendab, domino rivi pannakse püsti ja siis lükatakse ära ja kõik see rivi läheb üksteise kallal. Ja ma soovitan vaadata ka kõrval või neid ära Jaan Järviku saadet, seal hakkavad ka need nannipunnide pildid varsti tulevad, kuidas see universumi ainuväli töötab, et üks lükkab teist ja see lükkab tagasi, deaktiveeruvad ja aktiveeruvad, siis on teil lihtsam loodus eripärast aru saada, kus see on õige jutt ja kas on vale või on väljamõeldis. Aga arvestage väljamõeldisi ja muinasjutud mulle meeldisid lapsest saati ka, kui ikka prints ja printsess tegutsesid, need olid kõik ilusad asjad. Ja pilt on, näete, olemas, siin on ju gaasielektrijaam, näete, need suured tornid on jahutustornid siin, alajaam on ka juures ja lähme siis kohe asjaga pihta, toimub siis. Näete, Pennsylvanial on kõrini, ütleb kohe seesamane Report 24. Regionaalne süsiniku kaubandussüsteem põhjustab elektriarvete hüppelist kasvu ja ohustab energiajulgeolekut. Näete, Ameerikas on midagi sellest imelikku, aga Saksamaal ei ohusta see elektri hinnad kasv mitte kedagi. Nad on nii lõbusad ja löövad tantsu seal pimedas Berliinis võib-olla või no ega võib-olla varsti me oleme ka sama, sest me peame kellegi moodi olema või mis te arvate. Ja näed, nüüd keeldub osariik sellest osalemast. See on hoiatav lugu eurooplastele, kes tahavad süsiniksertifikaatide hullust veelgi süvendada.
mul on nüüd küsitud ka sellist asja, et vaadake, Ameerika Ühendriigid ja kas nad ei ole sarnased Nõukogude Liiduga, et seal on ka riigid, erariigid ja endisi, kas Euroopa Liiduga, ei ole, näete. kuberner, kui on, ütleb ära, ta on nagu riigipea seal, 50 osariiki on, nimigi ütleb osariigid, seadused on ka seal erinevad, nii et mõnes on see ikka surmanuhtlus ja nii edasi kehtivad siis. Ja näete, esimene Pennsylvania kuberner tõmbas selle esimese domino kivi lahti nüüd, lükkas selle ära, küll teised näevad ka, kui sõidab ringi ja kuulevad teises riigis, need on osariigid ju. Tuleb teine šerif tee peal vastu ja ongi kogu piirivalve neil. Ja näed, isegi USA demokraatide seas, kes muidu ustavalt rohelise laine poole püüavad, näib see vähemalt mõned poliitikud on lõpuks meelt muutnud. Seda näitab Pennsylvania näide, kus demokraadist kuberner Joseph Shapiro allkirjastas seaduseelnõu, mis lubas tema osariigil piirkondlikust kasvuhoonegaaside algatusest taganeda. See piirkondlik süsinikukaubanduse süsteem oli elektrienergia hindu nii dramaatiliselt tõstnud, et kannatasid nii elanikkond kui majandus. Näete, ta sai aru, et olukord on väga kehva. Ja miks meie ei või siin ka sarnase CO2 kaubanduse, müügi ja kõik metsa visata? Ja teate, kuidas saaks välja visata selle, kuidas seal ära põhjendada? Kuna meil siin on paha idanaaber ja mõtelda, kui paneks kõik korstnad sinnapoole puhuma, tavaliselt kõik toss läheb üle piiri ja siia ei jää ju mitte midagi ju. Me oleks siis ka sedapidi oleks võimalik seletada eurovolinikele. Aga noh, mida sa teed? Kui nupp ei nokki ja diplomaatia rakukes sees ei ole ja ainult koogutamine ja noogutamine või kuidas seda nimetatakse, sellest piisab või? No ma ei tea, mõelge ise kaasa. Sest mult on ka küsitud, mis see vihakõne seadus on, mina ütlen, mina teeks vastu kohe, kui oleks õige erakond, konservatiivid seal Riigikogus tuleks rõõmukõne seadusega väljakule, 2 vastandit. Ja juristidel oleks lihtne, üks toetub vihakõne seadusele, et ta natuke riidles, aga teine toetub rõõmukõne seadusele. Ja lõpuks nad ühinevad põhiseadusele ja seal kummagis ei ole sees ei rõõmukõne ega vihakõne seaduse alget ei ole põhiseaduses sees. Siis ongi tühi värk, lastakse ära, riik saab rahakest natukene, et ta seal kohtunikud ja need pidid lollusega tegelema, nii et nii nagu see Stanislav Lekski ütles, kui ei oleks maailmas ebanormaalsus, siis ei oleks maailm ise ebanormaalne. Kordame seda veel üle ja lähme siis edasi. Räägime elektrihindadest. Need elektrihinnad tõusevad kogu Kesk-Atlandi piirkonnas, sest ühelt poolt on elektriettevõtted CO2 trahvimaksu tõttu sulgenud üha rohkem söö- ja gaasijaam. Seal läheb ju trahviga kinni ja nii ta on. Ning teiselt poolt kasvavad pidevalt elektrienergia nõudlus ja võrgukoormus, osaliselt suurte andmekeskuste tõttu, et meile on ka neid, Kiisal peaks olema üks andmekeskus ja Island elabki andmekeskuse üks tööstusharu liik, neil on ju loomakasvatus, kalapüük ja andmekeskuse andmeside või serveri. Ja näete, selle režiimi kohaselt pidid nende elektrijaamade operaatorid maksma tohutuid summasid elektri tootmise eest sööst ja gaasist. Võrguoperaator BJM juhtis aastaid tagasi tähelepanu sellele, et RGGI kiirendas mitmete soojuselektrijaamade enneaegset sulgemist. Vähem vastupidev reservvõimsus, suurem katkestuste tõenäosus ja suurenenud elektrikatkestuse oht tipptundidel. Just need riskid
on Marylandis juba reaalsuseks saamas, kus rohelised ideoloogid on infrastruktuuri üle reguleerinud. Et seejärel üllatusega avastada, et päike öösel ei paista ja on olemas ka tuulevaikuse periood. Näete, naaberriik näitab ette ja nad üllatuvad, et päike ei paista. Mina küll ei üllata, õhtul ma tean, et pimedaks läheb, peab magama minema, aga tundub, et rohepöörajad vist ei maga, nad on unetud või kuidas nad on. Nii et ja edasi, maitse sellest, mis ootab ees ka eurooplasi. Näed, tuleme siia ära, näed, kohe teab see News Report 24, mis Euroopast tuleb. Praegused arengud Uus-Inglismaal näitavad ka katastroofi, mis eurooplasi ootab, kui Brüssel ja riikide valitsused jätkavad Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, plaanipärast edendamist. Sellest olenemata sellest, kui palju tuule- ja päikeseelektrijaamu paigaldatakse, pole varustuskindlust ilma tavapäraste varuelektrijaamadeta olemas. Ja eriti Saksamaal, kus kõik tuumaelektrijaamad ideoloogilistel põhjustel suleti. Tuletan jällegi kord meelde, 33, nii nagu Kristus löödi ka 33-aastaselt risti, suleti 33 tuumajaama Saksamaal. On ilmastikutingimustes sõltuva ja kõikuva elektrivarustuse põhjustatud varustuslünki täitmas vaid gaasi ja söeküttel töötavad elektrijaamad. Nii, selle küsimusega saime nüüd ühele poole. Ja teine, miks maksate tuule- ja päikeseenergia eest alati kõrgemaid arveid? Ma arvan, et meie selle saate vaatajad teavad, aga ütleme ka, kordamine ei ole paha asi ja kui on mingisugused jälle majandusministri või mingisugused koosolekud, siis on siin ka eeldused olemas, väited olemas ja põhjendusi ka, et milleks ja kust see raha ja arve tuleb. Ja lõpuks teine peab vaatama, kas saab seda raha kokku või ei saa. Nii. Ametlik narratiiv on aastaid sama olnud. Tuule- ja päikeseenergia ei maksa midagi, olete kuulnud? Need vabastavad meid kallist gaasist ja nafta impordist. No selle nad vabastasid küll ära, gaasi ja nafta kõik läks. Ning muudavad lõpuks elektri odavaks. Vot seda ta ei ole nagu teinud. Võin meelde tuletada, meil oli 5 senti oli kogu aeg selline ring. Seda võib vaadata eespoolt neid graafikuid aastate kaupa. Aga seda aega nimetati, saade oli ka olemas, see oli 4. veebruaril eelmine aasta, 25. okupatsiooni elektrivõrgust ühendasime lahti ennast, niimoodi nad ütlesid seal saates. Aga ütleb, näete, Euroopa reaalsus on teistsugune. Riigid, mis kõige agressiivsemalt toetavad vahelduvate taastuvate energiaallikatele, on pikka aega hinnastatistika tipus olnud. Ja see ei parane. Näete, nad kogu aeg on hinnaga ees, jooksevad hooga, aga alla nad ei saa kuidagi põhjendada. Ja Chris Weber kommentaar on nende hea ajakirjanik selles Report 20 Newsis. 2025 aastal jätkab Saksamaa Euroopa liidri positsiooni keskmise elektri hinnaga 38,4 senti kilovati kohta. 25 aasta läks ära, aga pealkiri on sellene sealt võetud. Näete, 38-40 senti kilovatiga meil veel on aega natukene minna. Taanis on, näete, ütleb tuuleenergia on maailmameister. Taanis on üle 60% energiast tuleb tuulest, ületab regulaarselt 40 sendi piiri. Iirimaa ja Holland järgnevad tihedalt samuti suure tuule- ja päikeseenergia osakaalu.
Prantsusmaa seevõttu, kus tuumaenergia osakaal on stabiilne ja tuule päikeseenergia osakaal on suhteliselt madal, saavutab mõõduka 25 sendise, nii et see on rikas riik, aga meil, ma räägin, oli 5 senti. Poola, mis on endiselt suuresti sõltuv fossiilkütustest, kivisüsi on vaid üle 22 sendi, on keskmised numbrid. Ainus tõeliselt taskukohane taastuvenergia vorm on hüdroenergia, nüüd see on ainukene, mis jookseb sealt ülevalt jõega ära. Norra ja Rootsi toodavad peaaegu kogu oma elektri hüdroelektrijaamades. Need on juhitavad, salvestatavad hiiglaslike pöörlevate rootoritega, mis võrku stabiliseerivad. Seal maksab 1 kilovatt-tunn 12 kuni 18 senti, hoolimata peaaegu 100% taastuvenergiast. Meil on see ka olemas. Kui jätta hüdroenergia arvestamata ja arvestada ainult muutlike allikatega, näiteks tuule- ja päikeseenergia osakaalu, ilmneb selge muster. Mida suurem on nende osakaal, seda kallim on elekter ja lõpptarbija jaoks. 24. aastal koosnes Saksamaa energiaallikate jaotus umbes 48% tuule- ja päikeseenergiast. Taani omast oli siis 65% ja Hollandi-Iirimaa omast üle 40%. Kõigil neil riikidel on samad probleemid. Tuuleturbiinid ja päikeseelektrijaamad toodavad tohutul hulgal elektrit just siis, kui võrk neid kõige vähem vajab. Hulgihinnad langevad järsult, sageli negatiivsele territooriumile. Samal ajal kui elektrit napib just siis, kui tuult pole ja päike loojub, siis tulevad mängu gaasiküttel töötavad elektrijaamad. Nagu siin Eestiski Kiisa jaam ja need varuvõimsused, tohutu võrgu laiendamine, ümberjaotamine, see meetmed ja salvestisrajatised maksavad miljardeid ja kanduvad tarbijatele võrgutasude ja lõivude kaudu. Poliitikud müüvad, need poliitikud on kõige paremad müügiagendid, siin ütlevad ilusti välja, et ei ole vaja, muidu mul tuleb ka arvutisse ära, tule müügijuhtide koolitusele, sa ei oska müüa, näete siin, kui lähete poliitikuks, siis panete oma poliitloogika, mulle see sõna meeldib. Mina tean loogika järgi 2 + 2 on 4, aga poliitloogika järgi saab ju küsida, palju tahad. Võib-olla või kuidas, mis te arvate? Poliitikud müüvad meile elektrienergia hinna plahvatuslikku tõusu kui vältimatuid üleminekukulusid teel taskukohase rohelisi tuleviku poole. No roheline tulevik, ma arvan, see tulevik oli nagu vene keeles on, et sinine esmaspäev on peale pidu on, see peaks olema sinine tulevik või kuidas, ma ei tea, või lilla või rohelist, siin ei ole küll midagi, kui puud ja vihmametsad maha saagida ja siis see rohelus kaob ära, kõrbed tulevad või läheb kollaseks, no ma ei oska öelda. Kui hakata niimoodi fantaseerima, poliitloogikat kasutama. Tegelikkuses on see aga tsentraalselt planeeritud ideoloogia tagajärg, mis järjekindlalt ignoreerib füüsikat ja turumajandust. Kumbagi ei ole enam füüsikat. Mäletate küll füüsika, mis tähendas, see oli kreeka keelest loodus. Ja turumajandus siin on, et me ostan sealt, kus saan odavamalt ja proovin müüa sinna, kus saab kallimalt müüa, aga praegult ostan sealt, kus on kõige kallim ja müüa ei ole kuhugile midagi, sest enam juurde ei saa kuidagi midagi panna. Ja ennem oli ju see Havala süsteem oli, et kus on minu protsent, räägiti, et pandi pähe ainult 1% juurde ja see vahendajale, sest tal ei olnud nii palju tegemist, aga no pole enam. Kõikuvad energiaallikad nagu tuul ja päike ei suuda tagada stabiilset elektrivõrku. Tuult ja päikest ei ole kunagi vanasti mingisugust turumajanduse osaks loetud. Ma ei tea, võib-olla tänapäeval ta on. Ja
ma ei oska öelda, sest ma ei saa tuult ega päikest lihtsalt süüa, kui kõht tühi on ja nii edasi, nii edasi. Need muudavad selle hapramaks ja kallimaks. ainult hüdroenergia pakub tõelist taastuvenergia stabiilsust. kui alpid, fjordid on kahjuks piiratud, noh ka on, kui vett ei tule ikka nii palju, siis ei pöörle midagi. ega meil see Narva veehoidlal on ka kevadel tehakse ikka mõned luugid lisaks lahti, kui on veetase kõrgem. ja just Venemaa poole peal, mida ennem kogu aeg räägiti, et kui me ei lahku Venemaa võrgust, siis ta teeb seal need luugid lahti ja laseb Narva veehoidla kuivaks, aga ma ei tea, kas on mingid salalepingud või mis seal on, et siiamaani nad ei ole luuke lahti teinud ja tühjaks lasknud. oskab mulle keegi sellest midagi rääkida, vot see mulle pakub huvi, et mis seal toimub, miks seda värki ei ole toimetatud. kogu aeg lubati, et kui me ei lahku, no me lahkusime ja ikka nad ei lähe vihaseks seal või ma ei saa aru, kui räägiti. kui meie valitsused jätkavad klammerdumist pettekujutluse külge, näed, siin ütleb ka meie kohta võib-olla meie, aga see on sakslased räägivad meiest siin. et nad suudavad usaldusväärselt energiat toota ka kõikuvate energiaallikatega, riskivad nad mitte ainult hüppelistelt kasvavate arvetega, vaid ka massilise tööstusliku väljarände. näete, väljaränne on ka pandud, need tööstus rändab. ma arvan, et tööstus kolib minema, ta ei rända, ta ei tule tagasi enne. ja elektrikatkestuse ohuga, nagu me näeme, no katkestusi vist oli Berliinis hiljuti. on aeg eemaldada ideoloogiliselt silmaklapid ja lubada kõiki tehnoloogiaid, mis toovad energiat tarbija vajutamist. vastasel juhul on arve tohutu. näete, siin pakub, et lubada kõiki tehnoloogiat, meil seda põlevkivi on olemas ja kui vaja seda põlevkivi, tuletame meelde, teisel pool Peipsi järve on Slantsi, seal on ka põlevkivi väga palju, saab sealtpoolt tuua, kui vajadust oleks seal kaevandused ja nii edasi, nii edasi, aga kui ei ole enam turumajandust, peame ostma sealt, kes annab, ise ei tohi oma peaga mõelda, sest pea hakkab valutama ja 12 aastat peame keskkoolis käima. seda mina nimetaks lihtsalt nagu vangis olekuks, istud, vahid seda tahvlit 12 aastat. kuigi tahaks nagu tööd teha ja äri teha ja möllata, sest seal ei ole midagi vaadata, aga noh, nii ta on. ju see sobib, see mõtlemine. nii, tulime nüüd siis suurele ekraanile. näete ise, ma arvan, et kommenteerida mul ei ole siin mõtet, sest need Report 24 News, need ajakirjanikud, need toetuvad faktidele ja nad räägivad päris tehnokraatlikku juttu, nad oskavad arvutada ja ma arvan, et nad ikka matemaatikatunnis arusaamatu või ei maganud. mis sa arvad selle kohta? ja aitäh. selles kohas mul tekkis kohe mõte ja võib-olla on see isegi küsimus sulle. et sa rääkisid siin Norra ja Rootsi energiapoliitikast ja mul tekibki küsimus, et miks ei ole õpitud või küsitud, kuidas minna energiapoliitikaga edasi näiteks Norra ja Rootsi käest. et nemad on ju kõrvaltvaatajad ja neil tänu hüdroenergiale on nii-öelda energiavajadused on täidetud, et nad on nii-öelda sõltumatult noh, vaatavadki seda pulli kõrvalt, mis Euroopas toimub, et miks ei küsita nõu nagu, sest nemad, ma arvan, neil on nagu pilt on väga selge ja öelnud, et oi-oi-oi, et poisid, mida te teete, et te ju keerate kõik tuksi, aga ei küsitud nende käest ja nemad olid ise ka vait, et millest see võib olla tingitud? no vastus on ju ülilihtne siin. mis riigikord on Norras?
ja mis riigikord on Rootsis? Nad on, Monarhi. nad on mõlemad monarhiad, seal on kuningas. Parlamendid on vasakpoolne või parempoolne käsi, aga kuningas otsustab. Temast ei saa ei mööda ja ära, tema jääb ikka vastu. ja vot seal ongi, kui me saaksime siin Eestis ka samamoodi panna, sest praegu, kui tuli kohe tehnokraat, pandi sinna ära, kes oskab arvutada, kes oskab liita ja lahutada, Tallinna linnapeaks kohe olid saadetes ära, et oi, ainult 2 aastat ta seal töötab ja siis ta läheb ära, siis ta ei jõua mitte midagi teha. ma küsiks need, kes on seda juttu räägivad, siin 30 aastat on olnud võimul need liberaalid ja ära. 30 aastaga nad ei jõudnud midagi ära, nüüd 2 aastaga tehnokraat peab ära jõudma teha. aga ma võin öelda, ta jõuab ära teha, sellepärast ta ei ole sõna võtnud, ta ei ole mingit mulinat välja ajanud, ta istub kabinetis, ma arvan, et ta sobrab kõik need dokumendid kõik ära, paneb ära ja siis hakkab küsima, tal on 100 päeva jäänud ja ta teeb kord. ja siis, kui vahetab 2 aasta pärast kellegi teise välja, ta on tüdinenud juba seal 2-aastase linnapea olekust ära, ta tahab edasi tegutseda. ja vot siin ongi, meil on vaja see poliitiline värk kokku saada, sest on igas erakonnas on, kes kuhu on läinud, tehnokraadid ja mõtlevad inimesed, vaja saada see tuumik ja unustada see erakondade trall-prall ära. vaadata, et on ikka, oleme nii palju vigu teinud selle liberaalide värgiga, selle kaasa jooksmise või suuna ja mudimise või sellise lollusega, et istume maha ja jätame need erakonnad paigale. teeme siin asja paika ja lükkame, paneme sihtmärgi ära ja siis sinule on see lugu, sinule see ja polegi midagi. ja kes on palju vigu teinud, avame ka need 75-aastased salastatud materjalid, nagu on. ja seal ei ole mitte midagi ju tegelikult. tunnistad ära, oled viga teinud, vabandad ja hakkad tööd ja annad nõu, teinekord annab ka paharet nõu. ja vaadake, mis praegult on, ega mis pärast võib-olla need vangladki, eurovanglad on meil tehtud, nad on ju tegelikult motellid mugavustega, kahekohalised televiisori värkidega. tähendab, see, kes on kurja teinud, kas teise inimese maha löönud, pannakse siis kuhugile eurovanglasse, kus on 3 korda saad süüa ja kui vool ära läheb, generaatorid lähevad käima, sest neid ei tohi välja lasta. see ongi see põhjus. ja tehnilise poole leiaks küllaltki ruttu ära, olgu see erakond mis tahes, aga kui see mees on vanakooli mees, ükskõik kes see tehnokraat, insener või professor on, nad paneks asja kokku ja liidaks, lahutaks ja räägiks ära ja jätaks need poliitilised jamad ära ja gaas voolama, nii nagu Ungaris on, noh. Ungari saab vestelda selle koleda paharetiga või noh. ja nagu siin jutuks on olnud, et Ungari on ka sedasi, et kui väikesel ettevõttel ei ole tööd, talvine aeg, siis ta ei pea riigimaksu ka maksma. Need väiksed müügiputkad või kohvikud, aga kui on suvine aeg, käive on olemas, siis ta maksab makse. igasugused variandid, lihtsad variandid on. aga me maksame praegu, ma ei tea, mis märklaudade eest ja selline on. no vot selline vastus. aitäh sulle, Andres. aga siinkohal lähme küsimustega edasi. kas suurem osa maailmast ignoreerib lääne kliimadiktaate? miks elektri hind muudetakse kogu aeg kallimaks? palun. jah, võtame kohe need slaidid lahti ja ka jätkame. et CO2 heitkoguseid maailm ignoreerib, lääne kliimadiktaate. kliima tahab nagu öelda, kliima, läänes on omaette kliima, siis idas on omaette kliima, nagu nad siin räägivad, diktaate kirjutavad, aga tehnokraadid ja kõik teavad, kliimat muuta me ei saa. kliima on füüsikas just maale tuleva päikese kaldenurk. kui ta tuleb sul lagi pähe, on kõrbeline kliima, ilma turbanita ei saa seal olla,
siis on pea ja palju ajub suitse ja kui oled seal kusagil Antarktikas, siis sa näed, et kusagilt midagi valgust tuleb, et see võib-olla on nagu päikese moodi. Ja vot see on kliima, aga see on, ütleme, ilma hüsteeriat ja vot selline ongi pandud segadus sisse, et inimesed ei jagaks mitte midagi. Nii, ja näete, siit edasi lähme siis. Samal ajal kui läänemaailm, mida juhivad eurooplased, näed, ütleb ilusti, katab jätkuvalt ulatuslikke alasid tuuleturbiinide päikesepaneelidega, kasvavad globaalsed CO2 heitkogused jätkuvalt halastamatult. Usaldusväärsed energiaallikad nagu nafta, maagaas, kivisüsi jäävad paljudes kohtades esimeseks valikuks. No meil võiks ka esimene valik olla põlevkivi, saada teha need uued katlad, plats on vaba, võiks edasi põlevkiviga kütta, need katlad on ju joonised ja kõik on olemas. Ja kui küsida siit ida või hiinlastelt abi, küll nad aitaksid selle katla ka kokku keevitada ja teha, mitte sellised vana arhailised, mis praegult lagunevad. Vot see on selle eelmise kohta ka küsimus, et kui ajud kokku istuvad ja arhiivis hakkavad arutama, saab asjale pihta. Aga tehnokraat ei lasta ligi, neid hakatakse kohe alavääristama, et ta on ikka tehnokraat ja ta ei jaga poliitloogikat sugugi ja nii edasi, see on väga lihtne ju. Ja näete, nulli pooldajad pole sellega rahul. Üha rohkem päikese- ja tuuleenergiajaamu paigaldatakse kogu maailmas. Ja vaesemas riikides toimub see enamasti lääneriikide abil. Näete, kliimaabi tegelikult on ju laen. See ei ole mingi abi. Kui oleks abi, siis see pannakse paika ja ei küsita ei riigilt ega kellegilt mingit maksu. Elektri hind jääb samaks ja pange maha ja just selle ehituse aastatega peab tagasi tulema. Ei, kohe tuleb juurde. Samas kui läänes endas toimub see peamiselt tänu tarbijate ja maksumaksjate arvelt makstavate suurtele toetustele. Kuid kõik need 10 miljardid, mis näiteks taastuvenergiasse voolavad, ei muuda kuidagi tõsiasja, et ilma naftata, maagaasi ja sööta kukuks maailma majandus kokku. Siin on lihtsalt mustalt tehtud, lülitaks need korraks kinni, ärme neid üldse kasuta üks päev. Vaatame, katlamajad on ja nafta ja maagaasi ja sütt kokku. See, mida mõned pseudorohelised riigid nagu Saksamaa, Suurbritannia ja teised CO2 heitkoguste arvelt kokku hoiavad, on mujal maailmas märkimisväärselt enam kui kompenseeritud. Näed, sa võid siin nurga taga kokku hoida. Ütleme, proovime enda peal seda teha, sest maailma majandus, võtame nagu inimese keha. Ta on üks tervik ja proovime nüüd ühe suupoolega süüa suppi ja teise suupoolega süüa samal ajal magustoitu. Kas nad segunevad? Võib-olla segunevad. Või siis proovime hingata veel parem. Meil on 2 kopsu, et pool tundi hingame vasaku kopsuga ja siis pool tundi pärast paneme parema kopsuga ja siis vahepeal hingame koos 2 kopsuga ja nii edasi. Ja võtame nii, vot see on see tehnokraatlik mõtlemine, et meil on mõnda üks asi sees, mõnda 2, need 2 kõrva on, siis on väga hea. See võib ju niimoodi võtta, üks on liberaalne kõrv ja teine on konservatiivne kõrv, nii et tropi panen sinna ette, sinna liberaalsele poole peale ja siis ma ei kuule neid, seda lollust, mis räägivad või kuidas see on, mina aru ei saa. Nii, lähme siis oma teemaga, küsimusega edasi. Hakkasin siin rääkima, pakkuma igasuguseid variante välja. Seda näitab kliimaalarmistide algatuse globaalne süsiniku eelarve 2025. aastaks. Need on läbi töötatud, need on faktilised materjalid, mida te saate vaadata. Uus aruanne. Aruande kohaselt peaksid inimtegevusest tingitud süsihappegaasi heitkogused sel aastal suurenema
1,1% ehk 38,1 miljardi tonnini. see on uus rekord, näete, seda saame kohe kaaluma hakata CO2 koguseid. selle põhjuseks on asjaolu, et samal ajal kui paljud energiamahukad ettevõtted Saksamaal ja Euroopas kas sulgevad oma tehased jäädavalt või kolivad lihtsalt odavamatesse riikidesse. vaat siin ütleb ilusti ära, et kolib minema ja mitte ei lähe rändama. Läheb, käib rändama ära, käib puhkusereisil ja tuleb siis tagasi tehasega. mis muidugi parandab CO2 bilanssi Saksamaal ja Euroopas. no siin on natuke puhtam küll, aga vaata, lumi ja kõik tuleb, kui metsad ära võtame ära, siis küll see külmalained ja kõik need saavad ka majadele ligemale ja näete, ehitatakse neid tossavaid tootmisrajatisi nõndanimetatud Aasias, Ameerikas ja Aafrikas. aasta-aastalt järgneb üks rekordiline tase teisele ja keegi ei saa tõsiselt väita, et see on kriis. fossiilkütused tagavad ülemaailmse heaolu, mis praegu kasvab, eriti arenevates majandustes. ja just seetõttu neid jätkuvalt kasutatakse. näete, kas Hiina kukub kokku? Venemaa kukub kokku ja Venemaa pidi juba siin paar aastat tagasi kokku kukkuma, ma ei tea. ja vot kliimaneutraalsuse dogma on moraalne farss. vaata nüüd, kliimaneutraalsus ongi siin mitte ilmaneutraalsus, aga kliima peab olema nüüd neutraalne, nii et mis temperatuur see neutraalne on, nullis peab olema siis temperatuur või kliima, ma ei tea, või kuiv või, ma ei saa aru. on füüsiliselt nullvõimatu, nüüd ütlebki temperatuur või mis see siis on, saab tegeleda vaid sümboolse poliitikaga. no see on see poliitiline loogika, mis on ideoloogiliselt laetud ja majanduslikult hävitav. ka atmosfääri kasvavat süsihappegaasi kontsentratsiooni on ülehinnatud, nagu olebki. ja näete, mustalt jätke see meelde, maa on juba mitu korda oluliselt kõrgemaid tasemeid üle elanud ilma kahjustusi kannatamata, ise ilma nende torudeta ja muudeta on ta muutused toimunud. looduslike kõikumiste väidetavat ohtu kasutatakse ära poliitiliste meetmete õigustamiseks, millel tegelikkuses on kliimale vähe mõju. ei hakka üle kordama, mõju ei ole kliimale üldse, sellepärast päikesenurk mõju. kui on ikka lagi pähe, siis on seal selged ilmad ja kui natukene segamini läheb ära, siis ta tuleb, teeb orkaani seal, peseb platsi puhtaks ehk plats puhtaks, nii nagu öeldi, meil ka siin erakond oli üks. nii et liigume edasi järgmisele. teine küsimus, miks siis ikkagi elektri hind muudetakse kogu aeg kallimaks, miks ta ei lähe odavamaks? siin oli eelmine saates, me rääkisime elektrihindadest, aga see, ütleme, kordamine on ikkagi tarkuse ema, sest eelmist saadet võib-olla keegi ei näinud, ei vaadanud, vaatab seda saadet, nii et seda ei maksa mitte kunagi rääkida, et midagi korratakse või midagi, sest vaadake, kui on teatrietendus, siis ega ei tehta, need näitlejad ei õpi selle asjad pähe ainult üheks korraks. Nad ikka lasevad seal 10, 20, 30 korda seda, nii palju kui rahvast tuleb, vaatab ja võib te arvestada ka, mõni inimene käib seda etendust ka mitu korda vaatamas, nii et ta tuleb lihtsalt puhkama, teised teevad tööd, nii et see ongi see kordamine on tarkuse ema või kuidas seda tahate võtta. see on minu lihtne põhjendus, miks on küsitud, et mida sa mitu korda soovid, mõistust ja tarkust, siin on lihtne vastus. nii, ja siin oligi, miks hind muutub, võtame lahti jälle. Ameerika Ühendriikide näide illustreerib elektrienergia hinnatõusu peamist probleemi. tuule, päikese, elektrijaamad ebausaldusväärne ja kõikuv energia häirib turumehhanisme. Lõppkokkuvõttes maksavad selle katastroofilise energiapoliitika eest tarbijad. eelmises saates oli Pennsylvania lugu, et üks võttis CO2 selle ära, aga
küll võtavad nüüd teised ka, see talv läheb üle, siis on kõigil paberid ära ja järgmised uudised oleme võib-olla teistes poole peal. arutelud elektrienergia hinnatõusu üle on muutunud absurdseks teatrietenduseks. näete, absurdid on, miks me tõstame sellepärast, et tõstame, lihtne vastus. aga miks nüüd jälle, sellepärast täna on esmaspäev, tõstame täna jälle. ja nõukaajal oli neljapäev, oli kalapäev, miks me siis tõstame, noh, täna on neljapäev ja kalapäev, tõstame sellepärast hinda. iga grupp otsib süüdlast ja leiab selle erinevalt. näete, ma siin seletasin teile lahti selle, kes kuidas ütleb hinda. andmekeskused väidetavalt suurendavad nõudlust, see on õige. andmekeskus, serverid, suured info ja need andmed kogutakse. regulatiivsed süsteemid jagavad energiatarnijatele ülemäärast kasumit. Need siin on kasum tuleb reguleerselt kuidagimoodi, päikesepatareid ja mingil ajal, noh. ja taastuvenergia. Nemad on täiesti süütud, ütlevad tuule, päikeseenergia propageerijad, samas kui mõned uuringud nimetavad hinnateguriks isegi klientidele paigaldatud päikesepaneele. näete, kui on teil päikesepaneel katusel, ta on ka võib-olla tarbija hoopis, mitte ei ole tootja, kui kokku lööte ööd ja päevad, õhtud ja hommikud ilma valguse ja nii edasi. aga kui küünla panete sinna peale või mingi, siis ta on ikka natuke valgem. ja hiljutise analüüsi kohaselt on tõde kaine ja samal ajal muret tekitavam. ülioluline hoob on täielikult tähelepanuta jäetud. näete, vaadake ka siin kohapealsed tehnokraadid, mida ei ole vaadatud üldse ja on elektrijaamade energiaallikate kombinatsiooni radikaalne ümberkujundamine. vot, see tahab ju lahti rääkimist ja näete, siin ta räägib ise ka lahti, et kõik on segapudrukapsad. et on mitu mootorit, üks väntab tagasi, teine väntab edasi ja nii nagu see valmgi, Krõlovi valmgusvähk ja kes seal kolmekesti vedasid asja ühele poole, teisele poole ja ei saanud kuidagi ära veetud. nüüd need paneeli on ära aastatel 2010, näete, läksime kohe kaugesse tagasi, 24 suurenes USA päikeseenergia tootmisvõimus umbes 200 000 megavatti ehk üle 16% võrra. suur maht juba. samas kui elektrienergia tarbimine kasvas vaid 5%. näete, tehaseid ja neid muidumehi, kes tööd viitsisid teha, tehased kinni, ainult 5% taheti. kuhu nüüd pannakse see 11% seda elektrit, mis korraga tuleb? see tuleb ju maa sisse lasta kuhugile kõrvale kohe kohinaga nagu äikese pikse kaitseb pauguga ära. seda koguda ei ole ju ära, aku sai täis, see akupank, see 2 tundi töötab ja siis ta on, ei ole kuhugile panna. noh, ämber on vett täis ja muudkui jookseb üle kogu aeg. aga ikkagi seletame, et ämber on tühi. no proovige sellega, sellise näidisega võtta ja muudkui valata. nii. ja näete, majanduslikult oleks see pidanud hindu langetama, kuid juhtus vastupidine. põhjus peitub energiaallikate olemuses. näete, fossiilkütustel ja tuumaelektrijaamad on prognoositavad. sa tead, palju sinna kütet on vaja osta, kui palju ta välja annab oma täistuuridel, mitu megavatti, aga teised, nad tarnivad usaldusväärselt vastavalt nõudlusele. söö- ja tuumaelektrijaamad töötavad ööpäevaringselt ning gaasiküttel töötavad elektrijaamu saab vähemalt kiiresti üles-alla käima panna. no siin on käima võid seisma jätta ja tuli alla, kaar leeks sisse põrinaga gaasituri, nii nagu gaasikatlamajad
paned põrinale ära, natukese aja pärast juba veerõhk hakkab tulema, aur hakkab tulema ja saadki tiiviku pöörlema. tuule- ja päikeseenergia seevastu, nad küsib siin, nad teevad koostööd ainult siis, kui neil on vajadus. vaat, kui see tahavad, no neid ei saa ka, kliimaministeerium võiks ju käskkirja kirjutada neile, et nad peaks ka 24 tundi tööd tegema, et on ministeeriumit on vaja Eesti rahvale ja on ka siis nendele käsu lajataja. nii, ja katkendlik ettearvamatu õudusunenägu iga võrguoperaatori jaoks ja tulemus aastatel oli, et suleti 80 000 megavatti planeeritud võimsus, samal ajal kui tuule- päikeseenergia tootmine kasvas 240 000 võrra. Nende gaasi ja need muud pandi kinni, nii nagu meil panevad need põlevkivikatlaid kinni, siis et varsti ei ole vaja ja aitab nendest rohevärkidest küll. Need tulevad ebausaldusväärsed taastuvenergiajaamad ja akud, mis pole ei konkurentsivõimelised ega jõudluse poolest veenvad. Ja kes selle eest vastutab? Näed, siin ütleb küll, et esiteks valitsus. Aga olete kuulnud, et meil Eestis siin oma valitsus millegi eest on vastutanud? No mõni valitsuse liige või siis riigi liige on, kui on käinud juuksuris või kohvimasina korraks koju viin, siis neid on nii palju üle kuulatud ja uuritud, et see on valitsuse värk. Mis sunniviisiliselt sulgeb tuuma- ja sööküttel töötavaid elektrijaamu, näiteks Oyster Creeki New Jersey's või Indian Pointi New Yorgis. Teiseks, üksikute osariikide nullheite mandaadid on prospektsed tuule- päikese toetusega, mis moonutavad turg. Teiseks, üksikutel on nad nullheide. Kui taastuvenergia tootmine on liiga kõrge, langevad hulgihinnad alla nulli ja tavapärased elektrijaamad peavad maksma juba selle eest, et neil lubatakse elektrit tarnida. Peavad peale maksma, näete, ei ole elektrit kuhugile panna ja pead peale ka maksma veel, sest kui tuli sirakas sisse valel ajal, dispetser ei märganud välja lülitada juures jaamas seal suuri päikesepaneele ja nii edasi, automaatika ei reageerinud, siis on süüdi, need ütleb, valitsus peaks olema süüdi, aga ei ole kuulnud siin energiaga, kes tegelevad. On kuulnud mõni tegeleb nagu, aga tal nagu ei ole energia, elektriku, energeetiku taust, tal puudub võib-olla. Nagu siin otsis elektriala eelmine aasta kirjutas elektrialased 55 on juba elektritaustaga, Elektrilevi on leidnud inimest veel 55 on puudu veel. Taust peab olema, mitte eriala, piisab. Kui panen tausta, panen endale kaela, ma olen arst, arsti kitli, tähendab siis ma olen arsti taustaga. Jätke see meelde, saate kohe kiiresti arstiks. Nii, läheme siis edasi. Pole ime, et paljud operaatorid viskavad rätiku nurka. No see on hea sõna, see mulle meeldis, sest ma boksiga sai tegeletud, siis treener viskas rätiku nurka, andis alla ja asi oli paigas, mitte mingit häbi ei olnud midagi. Teine oli ülekaalukas suurelt üle, mingit häbi ei ole, teine treenib edasi ja mõtles see, kelle pärast oli, et ma ikka proovin, saan ehk jagu. Mida see tarbijate jaoks tähendab? Võimsusturgude hinnad on plahvatuslikult tõusuteel. B&M Connection, mis vastutab 13 osariigi ja Washingtoni eest, teatas aasta peaaegu 10-kordsest hinnatõusust. $29 $270 megavatt päeva kohta, näete, et oli kohe juurde. Ja 25. aastaks prognoositi hinnatõusu $329 oli ja pealinna piirkonnas isegi $400 peale. See tähendab kodu- ja tööstusklientidele miljardilisi kulusid. Näete, Pennsylvania tuleb igatahes varsti ligi neile, see on Ameerikast räägime, et nad ei ole ka päris rõõmsad veel. Utoopiline nägemus netonull energiast on tegelikkuses majanduslik enesetapustrateegia.
vot see sõna on väga hea. Ei ole mitte enesetapu taktika, vaid on kohe pikalt ette planeeritud, kuidamoodi saaks ära ennast tappa. Kohe me mitme päevaga koos piineldes, see on strateegia taktika, on lööd endale mürgi sisse või noa veenidesse laks, see on taktikaline löök, aga siin on strateegia, meeldib rohkem, pikka mööda lõikad ennast juppideks. Tööstus tugineb jätkuvalt tuumaenergiale, gaasile ja isegi kivisööle, sest tuule ja päikeseenergia lihtsalt ei kujuta endast usaldusväärset ja taskukohast alternatiivi. Ometi saboteerivad võimul olevad poliitikud seda süsteemi oma kliimamandaatide. Näed, kes on teile andnud selle mandaadi? CO sertifikaatidega, Pennsylvania viskas sertifikaadi minema ja muude hullumeelsete meetmetega. Tarbijad näevad tulemust oma elektriarvet. Nii, tulime nüüd suurele pildile tagasi. Näete ise, Ameerika eelmine saade, mis oli, seal oli esimene dominokivi kukkus maha ja seal on 50 osariiki. Riigid saavad ka lõpuks aru, et ei ole mõtet panna sinna üles ja oma riigi eest ja nii edasi, nii edasi. Nii et, mis sa arvad nendest asjadest? Aitäh sulle, Andres. No minul hakkasid kohe mõtted liikuma sinu jutu peale, et kuhu see ületarbitud siis nii-öelda vool lasta, et lastakse maha. Mul tuleb kohe meelde need jutud, kus traktoristid rääkisid nõukogude ajal, et kus oli plaanimajandusega oli tootmine ja naftat jäi nii palju järgi traktoristidel valati maha. Aga nüüd selle vahega, et nõukogude ajal kütus ju ei makstud, sisuliselt maksis kopikaid, siis tänapäeval, kui seda elektrit maha lastakse, see on nagu kulla hinnaga, mis see tootmine on nagu. Toodetud kulla hinna kass ja siis valatakse veel maha ka, sest seda lihtsalt ei ole kuhugi panna. Et see on täielik minu meelest absurd ja enesehävituslik tegevus on see nii-öelda rohekommunism, vähemalt minu vaatevinklist. Nii ta on, sellepärast proovige üle süüa. Teil on ette 3 portsu 3-käiguline lõuna, panete kohe sinna otsa veel. Paar käiku veel juurde ja vaadake, kuidas siis see mõjub ja siis võtke veel alkoholi ka veel juurde ja proovige siis mitu päeva niimoodi teha. Saate suitsiidi kätte või ei saa. Kas kopsud annavad ära, kas maks jõuab töötada, sest see on kõik vaja läbi seedida, läbi töötada, happe ja kõik terve see inimorganism on sedasi tehtud. Et peab normaalselt kõiki saama, nii vitamiine kui mineraalained, kui õhku, vesinikku, vett, kõiki peab saama ja kui paned üle ühte ja teist, kuhu sa ikka paned. Ja mõtle ise, kui on ka nooruses sai, ega siis ei teadnud ka, kui palju seda alkoholi võib võtta, esimene kord tuli oksendada ka, ega see läks ka vasta maad, see üle joodud mauappe. No. Just täpselt, aga siinkohal lõpetamegi saate ja kõike head ja nägemist. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.